tere! Ja jälle siin. Mis ma mõtlesin, et võistluste perioodist võiks vlogida on see, et sa avab võib-olla mõningaid telgitaguseid, mida tavaliselt ei avata. Ma ütleks, et it's gonna be fun, aga see kindlasti ei ole fun, sest et on ikkagi osa tööst. Mis ma siis selle kuu ajaga nüüd tegema hakkan, on see, et kuna ma olen siin aasta aega tiimrinati sotsiaalmeediat haldanud, siis mõtlesin, et mega äge oleks võtta teid kaasa. Ja mis meil täna siis plaanis on see, et me sõidame Coffee Cupile Pärnusse ja mind tegelikult kohe võetaksegi peale, et ma mõtlesin, ma teen kiire intro ära. Fast as fuck, boy! Aga ühesõnaga, asjad on koos, vist on kõik kaasas. Iga kord tripile minnes ma tean, et te samamoodi mõtlete 50 korda üle ja siis ikka jätate midagi maha ja mul on täpselt sama tunne. Mis minu ülesanded võib-olla on just hoida nagu selle sotsiaalmeedia poolt üleval, ehk siis mul tuleb appi Mia Hiiamäe, keda ka ilmselt näete siin vlogis, sest et talle väga meeldivad staariminutid. Sa filmid praegu? No kuule ütle siis juba. See tuleb põnev, see tuleb minu jaoks põnev ja ma loodan, et see tuleb ka teie jaoks põnev. Nii et let's get it on. Hell yeah! Midagi teist praegu ei ole, ehk siis ma jõudsin siia soengutes salongi ja meigisalongi. Ma just nägin story'st, et siin on ikka räige setup pandud. Aga varsti peaks jõudma Mia meile ja siis me saame hakata vaikselt juba sisu tootma, sest et meil on paar ideed. Noh, mul oli, ta lihtsalt on. Tahtsin näidata, et me hakkame tegema ühte videot ja ainuke, kus ilus valgus on siin. Aitäh sulle. Kas ma võin midagi ebasündselt? Kell on saanud vahepeal 9:30 või? Mulle üldse ei meeldi, kui vlogides. Saime just esimese video üles pandud. Ma teen ühe nalja. Kas sa muidu tead, miks ma kalamakseõli tarbin? Ei tea. Sest see on mega. Just Mia on viritanud siin viimased pool tundi meil homset gameplani paika panna. Siis on jõudnud teema läinud mujale. Aga ega see midagi... Ma olen reaalselt mingi 3 korda öelnud. Mis ma teeme? Aga 5:30, kui hakkab see pull pihta, siis ma üritan ise üles äratada. Sest on hästi palju uusi nägusid, keda ma tegelikult ei ole näinud, pluss enamus treenivad väljaspool Tallinna, ehk siis ma ei teagi ainult Insta läbi. Homme saab olema väga tegus ja... Põnev päev. See you later, alligator. Kell on 5. Tere hommikust! Meie Veili nüüd võistleb. Oh my god, see oli nii kohutav põnev. Ma ei ole isegi peegisse vaadanud. Ma tegin esimese tiiru pilte ära ja ma üritan valmis saada. Töödelda ära. Täna tuleb siuke teistmoodi sisuloomepäev. Tole külg. Hello! Täna siis sinu hooaeg. Post tuli kohale. Ei, ta on nagu hästi nagu happy ja energiline sealt, kui ta on nagu full working mode, ma ei julge kuuleta poole vaadata. Karm, aga samas nagu tore post. Äkki ma õpin täna nii mõndagi siin professionaalselt. Teate, mis on äge või? Ma olen nüüd tagasi võistlustelt ja ma ostsin update ida seal. No aga sa saadki nagu järgi rääkida, mis terve päeva toimub. Oh my god, liiga palju. Oota, paneme kuskile. Alustuseks ma olen veel tagasi siin majutuses, aga terve tänane päev väga tihe. Esiteks peavad akupankase telefonide. Kaamerel polnud varuakud. Ma olin Miiale mingi, kuule, aga läheks nagu Siim Kinnase juurde. Ja siis me läksime 10 minutit enne seda show algust. Noh, kuidas teil läheb siis? Ja siis tegi full ümber, siis ta pani lõpuks selle paika. Tšau, Edgar, see on vlog. Oota, mul pudel on mingi 4 minti. Ma reaalselt unustasin nagu võistlustel vlogida. Näita, mis sa said. Näita sinna. See kuldse. Wow. Klippide koha. Ja hõbedase. Väga tubli oled ja. Kell on vahepeal saanud 1 öösel ja ütleme nii, et ma ei suuda vahepeal magama minna enne, et ma ei oleks nagu teinud asju, mida ma olen lubanud iseendale. Nii räigelt haige. Enne õhtu ära teha ja mul lihtsalt, ma kisan lihtsalt terve muidu nagu selle pärast. Aga mind jäeti üksinda siia kogu apartmenti, mitte mind ei jäetud üksinda, vaid tegelikult juba siia tulles mul oli see, et kuidas ma seal saan, kuidas see nagu logistiline plaan on. Paar päeva enne nagu siia tulemist ma mingi, kuule, kas saaksid peale võtta? Kus ma saan pärast oma vennaga koju homme. Nii et super luks.
oligi nii välja mõeldud. Ma olengi selle nagu õhtu võtnud selleks, et ma teeks nagu raskema töö ära, ehk siis failide arvutisse. Et see võttis mega hästi kokku, kui me Miiaga rääkisime sellest, et esiteks ma ei jõudnud nagu filmida seal koha peal. Ja see on minu esimene kord sellega, et nii suurel hulgal sotsiaalmeediat toota tiivrinnatele. Varasemalt oli see, et ma ise katsetasin, ma olen räigelt siuke inimene või megalt siuke inimene, kes on nagu, et mulle meeldib midagi, ma tahaks proovida. Ja siis, kui ma proovin midagi, nagu et mul päriselt tahtmises on kinni see, siis ma tahan teha seda nagu 100%, nagu anda endast 100% või olla see inimene, kes annab 100%. Ja nüüd ongi see, et kui ma alguses alustasin üldse nagu selle sotsiaalmeedia poole peal, siis tegelikult see ju hõlmab ka mingit videote monteerimist, ma ei tea, järjest kvaliteetsemaks minemist. Ma ei tea, näiteks 2 aastat tagasi Gea ei oleks arvanudki, et Fotopoint tuleb näiteks vastu tehnika osas, et ma saaksin katsetada erinevaid asju, et mul on võimalus teha mingit lavapilte. No kõike seda, et me saaksime nagu väga häid kaadreid. Kõige selle nagu suure melu ja kõige selle ägeda ja glamuurse asja kõrval on tegelikult see, kui ma ärkasin kell 5 hommikul, mida tegid enamused näiteks meikarid, sonksi tegijad, treenerid. See crash out, mis ma vahepeal oli niimoodi, et Miia ütles ka mulle, et ta vahepeal kartis mind. Äkki keegi saab samastuda, suhestada sellega, et kui ma nagu lähen work mode'i, siis mul on see, et ma tahan, et kõik oleks nagu sujuv, isegi siis, kui ma päriselt ei mõelnud mingit sisu ette, vaid tol hetkel, kui sa teed nagu sportlastega koostööd või nagu, et sportlastega, kes on prepil ja võib-olla ei ole nagu kõige rohkem energiat, siis ei saa nagu otseselt midagi ette planeerida, et sa pead vaatama veits seda, kas nad on söönud, et kõike seda jälgima, et ei saa lihtsalt sisse lennata. Ja muidugi ka kohapealne see melu, et meil oligi eesmärk selline, et Miia teeb siis storiesi niimoodi, et kui iga kategooria peal läheb, et siis ta paneb, kes on peal, mis kategooria on. Ja minu siis ülesanne oli teha pilte lava taga ja enne seda, kuidas registreerimine, kõik see. Aga kunagi sa ei tea mingite võistluste puhul, kuidas tegelikult see olema saab. Ehk siis tegelikult ma ei saagi otseselt midagi ette planeerida, et lõpp hea, kõik hea, nagu me alati ütleme. Vot, hääl on ka nüüd ära. Peace out!